Tere jälle, olen Eva Finch ja räägime edasi turu ajaloost. Oleme jõudnud oma juttudega viimase peatükini sel kevadel. Ajavahemik on 1860 kuni 1905. See oli turule enneolematult soodus ja õitsev ajajärk nii majanduslikult kui ka ta oli selline edumeelne ja leiutisi täis mitte üksnes muidugi turule, vaid tervele Soomele ja tervele maailmale. Uus pealinn Helsingi kasvas kiiresti, arenes kiiresti, aga sajandi teisel poolel algas ka turus tööstuse kiire edenemine. Ja vanadest tööstusharudest sai laevaehitus uue hoo sisse, kui tulid aurulaevad, hakkas aurulaevadele üleminek. Ja raudtee rajati, elavdas liiklust ja Vene sõdurite kohalolu oli ka niimoodi lisas tänavapildile sellist koloriiti. Aastal 1870 oli turus umbes 20 000 elanikku. Aastaks 1900, kui eeslinnad juurde arvata, oli elanik juba 42 000. Linn kasvas jõudsasti. Üha rohkem inimesi ümbruskonnast asus turusse tööle. Samal ajal tekkisid linna ümber eeslinnad, nagu mainitud, just peamiselt siis tööliste asustatud eeslinnad. Kuna turusse asusid elama peamiselt soome keelt kõnelevad inimesed, siis langes rootsikeelsete osakaal 20% kogu turu elanikkonnast, võrreldes 43% veel aastal 1870. Linna ehitati innukalt, seda ajajärku meenutavad tänaseni terve hulk ilusaid jugendstiilis kivihooneid, ka puithooneid ja kesklinna ehitati näiteks raamatukogu, kunstimuuseum, Püha Miikaeli kirik. Kõik need valmisid 20. sajandi alguses ja kunstimuuseumist räägime pärastpoolega natuke pikemalt. Aga nüüd ma asun ekraani jagama. Toruaeg ja kohad, ohtralt uut 1860 kuni 1905 ja kunstimuuseum on mul siia kirjutamata jäänud, aga sellest, nagu mainitud, räägin tänase jutu lõpus. Siin pildi peal on ähmaselt näha ka üks Fritjof Strandelli projekteeritud jugendstiilis maja Aurakadult. Tänapäeval asub seal Vimma noortekeskus. Millest siis täna räägin? Räägin sellest, mismoodi arenes edasi tööstuslinn turu, räägin poliitika ja kultuuriuudistest, tervishoiust, haridusest, uutest haiglatest, mis ehitati tollal, arenevast liiklusest, mitmed uued liiklusmoodused ilmusid, eeslinnadest, olulistest uusehitistest ja siis lõpuks tuleb meil siis rahutu 1905. aasta ja üldstreik ja turukunstimuuseum. Siin pildi peal on näha Püha Miikaeli kirik ehk Mikalin kirko. Lars Sonki projekteeritud pühitseti sisse vist oli 1904 ja siin on näha ka tramm, mis küll elektritramm alustas 1908. aastal turus sõitu, nii et see peab olema üsna trammi algusaegade foto, vana postkaart. Crichton, laevatööstur, mõistis 1860. aastatel raudaurikute tähtsust ja see loomulikult tagas tema tehase kasvu. 1870. aastatel oli Crichtoni palgal juba ligi 500 töötajat ja toodang oli enneolematult suur. Osaühing VM Crichton ja Co. AB loodi 1874. aastal ja 1883. aastaks oli selle töötajate arv kasvanud juba 1000-ni. Nii et see oli tööandjana täitsa klass omaette turus. Tollal oli elanike arv turus umbes 20 000, nagu öeldud, ja neist umbes kolmandik olid vabrikutöölised või käsitöölised.
Aura jõe läänekaldale, seda nii-öelda vanhale laivatelakale, vana laevatehase territooriumil ehitati 1864–66 aastal dokk, millele sai tõsta ka Soome suurimaid laevu. Ja Sanomi ja Turust ta kirjutas tol ajal siis niimoodi, et see on ainus omalaadne Soomes. Ja nüüd, kus see on rajatud, ei ole enam vaja laevu ülevaatamiseks ja parandamiseks viia Rootsi ega mujale välismaale. Crichtonil õnnestus järk-järgult omandada enamusosalus firmas või siis selle suurima rivaali ettevõttes ja 1882. aastal ostis William Crichton enampakkumisel kõik endale selle vana laevatelaka ka. Nii et ta oli siis tõeline suurtööstur. Kesklinnas kuulus selliste nähtavate tööstusettevõtete hulka veel Vikanderi korgivabrik, mis väga tükk aega Turus tegutses, tükk aega veel 20. sajandil, Voomani aurupuusepatööstus, mööblivabrik ühesõnaga. Ja 1874 asutati Parkeri puuviljavabriku konkurent, Parker oli juba varem olemas, Muldavieru Kalevivabrik. Veidi hiljem veel siis Juseliuse ja Petreliuse särgivabrikud. Juselius üüris oma särgivabriku jaoks sellise prominentse hoone nagu vana raekoja ja ehitas 1890. aastal selle veel 3. korruse peale, nii et praegu me teamegi seda raekoja hoonet 3-korruselisena. Ja just see tootmishall või selline suur tootmisruum oli seal 3. korrusel, kus neid särke siis õmmeldi. Keraamikatööstusel olid Turus pikad traditsioonid ja seda siis jätkasid Turu kahlitehas ja Kupita tellisetehas. Mitmed trükitööstuse ettevõtted olid Turus, neist ehk tähelepanuväärsem oli siis 1874. aastal asutatud Turu kivitrükikoda, Kivipaino soome keeles. 1879 tuli see seadus välja, millega anti üldine tegevusala vabadus. Ühesõnaga, see vabastas inimesed nagu Zunfti seadustest ja andis kõigile kodanikele vabaduse tegutseda mis tahes erialal. Kui teenistuskohustus 1883. aastal seadusandlusest kadus, siis muutus elu ja töökoha vahetamine palju lihtsamaks. Nii et see andis ka tõuke maarahva linna tööle tulemisele ja nende eeslinnade tekkele, mis siis Turu külge tollal väga kiiresti kasvama hakkasid. Siin teksti kõrval on Crichton & Co logo 20. sajandi algusest, selline tolle aja moe järgi disainitud. Niimoodi. Kutsealade liberaliseerimine ja linnavalitsuse reform andsid tooni 1870–80 aastatele. 1873 võeti vastu uus omavalitsusseadus, millega kaotati linnakodaniku õigusi nautivate ainuõigus osaleda linna valitsemises. Otsustusõigus läks valitud linnavolikogule ja sinna võisid siis valituks osutuda kõik linnas elavad kodanikud. Omavalitsustes ei nihkunud võim siiski mitte suurematele etnilistele rühmadele, vaid vastupidi hoopiski sotsiaalsel skaalal ülespoole, kuna muudatustest said kasu just rikkamad elanikud. Hääletusvõime sõltus täiesti sinu sissetulekutest või otseselt sõltus makstud maksude suurusest. Nii et Turu linnavolikogu esimene esimees oli vabahärra Samuel von Troil, jõukas mees ja muidugi rootsikeelse taustaga. Esimestel volikogu valimistel hääletas vaid 186 turulast. Vaikselt hakkaski seda poliitilist elu värvima soome-rootsi keele vaheline keeletüli. Vägesid koondasid nii soomemeelsed kui ka rootsimeelsed
Nagu öeldud, 1870 oli rootsikeelsete osakaal turus veel endiselt 43% ja kuna nende sissetulek inimese kohta oli kõrgem, siis oli neil valimistel ka suurem häälte arv kui soomekeelsetel, nii et neil õnnestus hõivata kõik volikogu kohad olid rootsikeelsete käes ja see jäi ka niimoodi siis linna halduskeeleks. Aastal 1885 kolis linnavolikogu uude istungite saali, kus ta on tänase päevani. Täna on selle hoone nimi Kaupungitalo, siis ta oli veel seurahoone. Seurahoone pallisaal tehti istungite jaoks, remonditi ära, ehitati natukene teist ametlikum välimus andi talle. Ja seurahoone kliendid, siis, kes seal käisid tantsimas, kolisid üle uude vast valminud hotelli Phoenix, mis oli Kaupatori serval tollal, enam seda seal ei ole. Nii et siis see sama Carlo Bassi projekteeritud hoone muudeti siis linnavalitsuse hooneks. Seal oli ka muid asutusi, ettevõtteid, ärisid, mingisugune oksjonifirma oli seal ja isegi lasteaed ja mõned kooli klassiruumid olid seal. Tööliskonna ühendamine algas 1873. aastal, mil tubakatootja Fredrik Rettigi eestvõttel asutati Vapriki tööväen Seura. See on siis nagu vabrikutööliste ühing. See oli keskendunud vaba aja veetmisele ja haridusele ja oli algselt mõeldud ainult Rettigi töötajatele, aga peagi võisid sellega liituda ka teised. Ühenduse juures tegutsesid segakoor, asunakoor ja seal oli ka lugemissaal. Kui selle ühingu tegevus soiku jäi 1880-ndatel üritati luua uusi tööliste seltse, kuni 1887 loodi Turu töölisühing, mis oli juba tunduvalt poliitilisema värviga ühendus. Need siis korraldasid loenguid ja jalgsi matku, aga osalesid ka keelevõitluses. 1892. aastal valiti Turu töölisühingu esimeheks kooliõpetaja Nils Robert Afursin ja tema tõi kaasa täitsa uue ajastu. Keeletüli enam ei jätkatud, selle asemel nõudis ühing töölisklassi esindajaid parlamenti ja kohalikku volikogusse. Nii et täiesti juba uuel tasemel nõudmised. Afursini perioodil, mis kestis 1900. aastani, hakkasid turust levima uued sotsialistlikud ideed ja ühingu tegevusest kadusid sellised, ütleme sellist kodanliku mõtteviisiga liikmed. Meil on siin pildi peal näha siis Soome ühesõnaga hoone, mis tollal asus praeguse Ursinin kadu ja Erikin kadu tänavate nurgal ja 1899. aastal toimus seal koosolek, millelt teavitati järgmist. 1899. aasta 17. kuni 20. juulil toimus Turu töölisühingu ruumides Soome töölisühingute esindajate 3. üldkoosolek. Selleks koosolekuks oli ühing hoolikalt valmistunud. Tundus, et see võib kujuneda kohalike jaoks mälestusväärseks hetkeks ja nii sündiski, kui Soome tööliskond töölisühingute kaudu kuulutas end iseseisvaks tööparteiks, millist meie maal varem ei tuntud. Nii et Turus oligi siis seega sündinud Soome sotsiaaldemokraatlik partei. Ta küll hiljem alguses oli ta töölispartei tööväen puolue nime all, aga mõned aastad hiljem ta tõesti ikka nimetati sotsiaaldemokraatlikuks parteiks ja tähistas uue ajastu algust kogu Soome jaoks, kogu Soome kujunemise selleks, mis ta on ka praegu tänasel päeval selline väga palju sotsiaalsete küsimustele ja kogu rahva heaolule suunatud riigiks. Keeletüli käigus ja siin selle pildi peal on siis see asutamiskoosolekust osavõtjad üles võetud. Nii et sel samal 1899. aasta suvel. Keeletüli käigus asutati Turus soomekeelne ajaleht Aura
hiljem nimetati see ümber Uusi Auraks. Ja Sanomi ja Turusta ajalehe väljaanne lõppes 1903. aastal ja pärast seda 1905 asutasid noorsoomlased uue ajalehe Turun Sanomat. See on siis ka tänase päevani täiesti olemas ja Turu suurim ajaleht. Obu Unterrettelser sai 1881. aastal konkurendiks rootsikeelse Obu Tidning ja 1899 hakkas ilmuma ka Länsi-Suomen Työmies. Ja 7 aastat hiljem muutis see nime, sai nimeks Sosialisti. Aga sellest lehest ma praeguseks ajaks ei tea midagi. Kas seda, ma arvan, et seda vist enam ei ole. Linnavolikogu enda käes hoidev rootsikeelne kodanlus hoolitses linna asjade eest üldiselt üsna hästi. Soomekeelsetes lehtedes need küll väga pidevalt kritiseeriti ja väideti räägiti, kui passiivsed ja algatusvõimetud nad on, aga kui tegelikult vaadata linna arengu peale sel ajajärgul, siis päris nii siiski ei olnud. Volikogusse pääsesid sellised ärimehed ja tähtsamad kodanised, kellel oli tegelikult ka endal selge huvi linna arendada. Ja 19. sajandi lõpul hakati üha enam tähelepanu pöörama inimeste füüsilisele tervisele. Said noorte seas populaarseks kehakultuur, võimlemine, mitmed uued spordialad, aga Turus puudus selline spordi harrastamise koht, nii et hakati rajama spordiväljakut välismaiste eeskujude järgi 1892. aastal Sampalinnasse. Ja seal Sampalinna spordiväljakult on ka see foto, mis siin kõrval on, kus naisvõimlejad Turu spordipargis siis teevad sellist rühmvõimlemist. See foto on aastast 1899. Nende spordirajatiste peamiseks eestvedajaks olid linnaarst Aksel Spoof ja spordisõprade seltsi juhtõpetaja August Blumberg. Ja näiteks esimesed suusa- ja suusahüppevõistlused seal samas spordipargis peeti juba 1893. aasta talvel. Kupita park renoveeriti põhjalikult, rajati sinna näiteks praeguseni alles olev lindude ala ja hakati mõtlema ka muude selliste pargialade peale, mis seal tänaseks on mänguväljakud ja spordi harrastamise kohad ja liikluspark ja nii edasi. Ja 1879. aasta dekreet nõudis tervishoiutoimkonna loomist kõigis linnades, nii et seda tehti ka Turus. Linnade hügieeni osas oli mõistagi endiselt palju arenguruumi, nagu mäletame, olid ju koolerapuhangud veel läbi 19. sajandi, täitsa tavaline asi. Ja 1885. aastal Turus tööd alustanud tervishoiutoimkond hakkas esimese asjana kohe kavandama ja kaaluma veevärgi ja kanalisatsiooni rajamist. Kesklinna piirkonnas hakati kanalisatsioonitorustiku kaevama 1895. aastal. Aura jõgi oli kahjuks olnud juba sajandeid linlaste solgiauk, prügila ja nii, et ka nüüd ei hakatud midagi muutma seal ja kanalisatsioon avati jõkke. Nii et niisugusena ta oli tükk aega veel ka 20. sajandil. Tulemuseks oli loomulikult jõe kiire reostus 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses. Nii et igasugune pesupesemine seal jões tõenäoliselt lõppes ja olukorda halvendas veelgi see, et tööstust oli palju seal jõe kaldaid pidi. Veevarustusvõrk ehitati varsti pärast kanalisatsiooni. Tööd algasid 1902. aasta suvel. Linn oli, võib ette kujutada, nagu üks suur ehitusplats, kui tänava äärel lahti kaevati, et torusid paigaldada. Vesi saadi esialgu Kaarningu allikast Piispanristi juures ja Vardiovoorele ehitati veemahuti, selline veetorni moodi
koht, kus on siiamaani näha väike dekoratiivsete delfiinidega selline tornikene, mida ei tähista, aga see on nagu sissepääs või selline hooldusruum. Veehoidla ise on maa all Vardjavoori sees. Ja alustati ka paljude munitsipaalprojektidega, selliste ehitusprojektidega. 1890 hakkas linn ehitama munitsipaalhaiglat lõunapoolsele tagamaale sinna, kus praegu on siis see, kuidas see on siis Kunnalissairale. Siiamaani on seal munitsipaalhaigla. Ja sinne lähedusse ehitati ka üks moodsamaid sünnitusmaju, kuulus Heideken. Turulastel on ütlemine, et sa oled siis õige turulane, kui sa oled Heidekenis sündinud. Tänapäeval ei ole see enam sugugi võimalik. 90ndate alguseni seal oli võimalik sündida ja siis pandi see sünnitusmajana kinni. Linn hakkas parandama koolisüsteemi, ehkki koolis käimine iseenesest muutus kohustuslikuks alles 1921. aastal, siis tuli see üldise koolikohustuse seadus. Ehitati uued ilusad koolimajad Välikadu tänavale, see oli siis Snellmani rahvakool ja Pakkarinmäel oli Tobeliuse rahvakool. Kesklinnas asus muuhulgas ka Sygneuse rootsikeelne rahvakool ja on seal siiamaani, kuigi teises hoones. Kerkis muidki keskkoole ja gümnaasiumeid ja lapsi tuli maalt kõvasti juurde. Ka selline, ütleme, haridusaade levis rahva seas, täitsa sellise ka maarahva seas, kes soovisid oma lapsi linna kooli saata. Ja loodi juurde ka uusi ametikoole. Vanimad neist on päris juba 19. sajandi algus, näiteks Merekool avati Turus juba 1813 ja asus 140 aasta jooksul, kui ma nüüd ei eksi, seal üleval Tähtitornis. Ja telefonitee rajaja Soomes oli Turus elanud laevakapten Frans Nordfors, kes ehitas sadama ja oma kontori vahele sellise eratelefoniliini. Avalik telefoni keskejaam avati järgmise aasta märtsis, 82. aasta märtsis aadressil Aurakadu 1. Nii et see oli siis Soome esimene telefoni keskejaam ja hakkas siis juba 1880-ndatel kiiresti levima see telefoni kasutamine. Ja see Heidekeni hoone on siis mul pildi peal siin, siiamaani ilusti alles. Liiklusest. Siin pildil on nüüd näha ülemine Aurusadam, mis oli Aura silla juures. Pilt on tehtud kuskilt sealt Sampalinna mäelt, kuhu 1865. aastal Päärse Reilius Rettig ehitas ka restorani paviljoni, see on seal ka siiamaani see Sampalinna restoran. Ja see oli tollal põhiliselt mõeldud laeva ootavate reisijate ütleme, vajaduste rahuldamiseks. Nad sai seal siis jalga puhata ja söömas käia. Laevade suuremaks muutudes viidi tollikoda ja laohoone allavoolu, aga mitte veel päris sinna, kus nüüd on sadam, vaid Puistokadu tänava nurgal asuva endise maakonnahaigla ruumidesse. Nii et see on siis, kas see on siis see, kus on praegu Martin silda kuskil seal. Ja samal ajal hakkasid ka siis reisilaevad sealt väljuma. Ainult väiksemad saarestikulaevad jäid veel Sampalinna juurde, nii et jah, laevad muutusid suuremaks ja nagu me teame, ka maapind tõuseb, et eks see vaikselt jääb ka see Aura jõgi madalamaks. Aastal 1897 asutasid juhtivad ärimehed äriühingu Voore ja selle esimene reisilaev Voore 1 ehitati selliselt, et laev suutis liikuda ka jäätunud meres, nii et see oli suur uuendus. Ja Suomen höyrulaiva ühtija tegi selle ajal juba 3 Stockholmi reisi nädalas
aurulaev ja nende kahe ettevõtte, siis Poore ja Öörulaeva ühtija vahel algas tihe konkurents. Talvise laevaliikluse avamine oli turu jaoks suur muudatus ja uuendus. Ja ka raudteevalitsus sõlmis Poore ettevõttega koostöölepingu. Nii et turust sai aastaringselt toimiv Soome sadam Skandinaaviasse. Nii et jah, see oli siis nagu Soome läänepoolne värav aastaringselt avatud. 20. sajandi alguses suured laevad enam Aura jõele lihtsalt ära ei mahtunud, nii et linna uus sadam ehitati Aura jõe suudmesse sinna, kus ta on siis tänapäeval Kanavaniemi ehk Otkanti nimelisele alale. See Otkanti nimi tuli 8-nurksest sadama paviljonist. Otta Kanter on siis 8 nurka rootsi keeles. Kas sadama paviljon või ma olen ka sellisest kuulnud, et Ruissalo silla vahi paviljon. Aga igatahes mingi selline Otkanti hoone seal koha peal oli. Raudtee. Raudteeühendus Helsingi ja Hämeenlinna vahel avati juba 1862. aastal ja raudteed loomulikult sooviti ka Turusse. Ja kõik see asi võttis aega ja tehti ettepanekuid ja meid kaaluti ja vahepeal lükati tagasi ja lõpuks siis riik alustas 1874. aastal raudteetöid turu ühendamiseks Helsingi ja Peterburiga. Turuliini sõlmjaama asukohaks valiti Toijala, nii et seega oli näiteks Vaasast ja Oulust tee Turusse lühem kui Helsingisse, nii et see kummaline. Ja see tähendas ka tegelikult kasvavat kaubavedu Turu sadamasse. Raudtee ehitati, kui ta ehitati kohe sadamani välja. Selle liini ehitustööd tegid peamiselt keisririigi poolt Venemaalt tulnud mehed ja on teada, et kohalike turulaste meelepaha äratasid juudid, kes olid nõus töötama ka pühapäeviti, nii et kuigi minu teada jällegi juudid ei tee laupäeval tööd, nii et jah, mis seal siis ikka nii väga pahandada. Ja raudteejaam paigutati sinna, kus ta on praegugi, Humaliston Kadu tänava lõpus. Ehitati ka raudteejaam, mida näete siin samas kõrval oleval pildil, mida küll enam tänapäeval ei ole. 30-ndatel ehitati uus moodne raudteejaam, mis on seal tänase päevani. Ja raudtee sisseõnnistamise päeval 22. juuni 1876 juhtus selline tobe lugu, et alles viimasel hetkel said turulased teada, et sisseõnnistamine peetakse hoopiski Toijalas. Nii et suurejooneline bankett, mis oli plaanitud ja ette valmistatud, siis lihtsalt linn pidi rahulduma sellega, et pakkus lõunasöögi kindral kubernerile, kes saabus laevaga Turusse ja reisis siis edasi Toijalasse. Aga see-eest saabusid pidupäeval siia üllatusena kroonprints Aleksander ja tema abikaasa kroonprintsess Dagmar, kes püüdsid tulla incognito, aga tunti kohe ära ja koguneti neid vaatama ja nii edasi. Algselt teenides linna vaid paar rongi päevas, aga järk-järgult ühendused muidugi kasvasid ja aastaks 1900 sõitis Toijalasse juba 4 rongi päevas. Kiirematel kulus reisile vaid 3 tundi, aeglasematel 5,5 tundi. Ehkki jah, tegelikult jäi Turu siiski päris pikaks ajaks rongiliikluse arendamisest kõrvale ja eelkõige oli suureks kaotuseks ranna raudtee plaani soiku jäämine. Alles 1890 hakati planeerima Karja ja Turu vahelist liini. Ja see siis avati liikluseks 1903. aastal ja siis oli esmakordselt võimalik sõita 1 päevaga Turust Helsingisse ja tagasi. Nii et kui kell 11.30 välja sõideti Turust, siis jõuti ja Peterburi, et kui kell 11.30 Turust välja sõideti, siis jõuti õhtuks Peterburi. Nii et selline tohutu progress toimus selle liini avamisega. Ja 1914 avati ka Kupita jaam, nii et linna idaosa elanikke
hakkas see siis teenindama. Turu esimene tramm hakkas sõitma Sadama ja Toomkiriku vahel, aga see oli küll hobutramm. Ja sealt mööda linna on kadud, ta siis sõitis. Kulud olid kõrged, väga palju seal reisijaid ei jätkunud ja juba 1892 läks ettevõtte pankrotti. Umbes sajandivahetuse paiku hakati kesklinna varustama elektriga. Aastal 1899 asutati selline elektriettevõte nagu OÜ Elektron AB, aga selle ressurssidest eriti suurele osale linnast ei piisanud. Ka elektritrammi neil ei õnnestunud käima panna ja 1908 nad lõpetasid tegevuse. Uue elektrijaama elektrivõrgu ehitas sakslaste AEG. Ja see elektrijaam kerkis 1908. aastal aadressile Linnakadu 65, kus asub siiani Turgu Energia on seal tänase päevani. Nemad panid ka siis esimese elektritrammiliini käima. See läks käima 22. detsembri 1908. Ma hakkan märkama, et kõik need transpordiga seotud tähtsad kuupäevad on 22. kuupäevad. Huvitav. Ja esimene trammiliin siis kulges Sadama, Toomkiriku, Turuplatsi ja raudteejaama vahet. Hobused muidugi kartsid seda trammi esialgu ja sellest tuli ka õnnetusi ja oli ka jalakäijaid, kes trammi alla jäid. Nii et ajalehed nimetasid trammi, mis oli siis Keltainen vaara ehk kollane hädaoht ja veel mingisugune hirmukolaka moodi nimi oli tal. Aga loomulikult said nad väga populaarseks, olid suures kasutuses ja väga olulised linnatranspordi seisukohalt aastakümneid olid turu lahutamatu osa kuni 1970. aastate alguseni, mil Turus trammiliiklus lõpetati. 1900. aastal saabus Turusse esimene automobiil, see oli Benz Velo Comfortable. Selle tõi siia kaubandusnõunik Viktor Forselius Lübeckist ja üsna kiiresti hakkasid autod ka Turus levima. 1905. aastal püüdis tehnik Stenrus panna käima bussiliiklust Uusi Kaupungi ja Turu vahel, aga see buss ei suutnud neid maateid sõita, need loksus nii hirmsasti, et buss sai niimoodi raputada, et lihtsalt lõpetas töö ja ta pidi kogu aeg parandama ja putitama. Nii et mõnda aega püüdis ta ka siin linna sees seda sama bussi, see buss on siin pildi peal muuses. Nii et seda ka siin pildi peal remonditakse. Aga sellegi poolest jäid voorimehed veel aastakümneteks Turus asendamatuks transpordiliigiks ja ka taksod ilmusid suhteliselt vara autodega, aga need olid muidugi ainult väga jõukatele inimestele. Sajandivahetusel usuti ja sooviti Turulinna laienemist mere suunas ja korrapärase planeeringuga alanusele tänavate ruudustiku edela osas oli veel päris palju välja ehitamata kvartaleid 20. sajandi alguses, nii et sinna kavandati siis see, mida me tänapäeval teame Port Arturi ehk Portsa nime all, selline puitelamute linnaosa. Märkimisväärne osa Turu linna elanikest tollal töötas sadamas, vanglates ja raudteel, nii et neil oli ka suhteliselt head sissetulekud ja nad suutsid välja osta oma eluasemed elamuühistutelt, mis siis moodustati selle Portsa ehitamisega. Aga suurem osa töölistest elas siiski linnast väljas eeslinnades ja mis olid kontrollimatult kasvanud, kui tööstus kiirelt arenes. Maalt tulnud töölised ei saanud endale, vähemalt kohe ei saanud endale lubada maja ehitamist Turu linna, kus oli maa kallis ja kus oli ka ehitusjärelevalve ja ranged piirangud ja nõuded. Nii et nad pidid siis linnast välja jääma, rentisid eraomanikelt krunte ja võisid sinna ehitada enam-vähem nagu ise tahtsid. Ei pidanud linna ehituseeskirjade pärast muretsema, aga selle võrra olid ka nende elutingimused üsna kehvad, nii et need piirkonnad muutusid suhteliselt probleemseteks.
Ja nende eeslinnade kasvu pidurdamiseks ei olnud turu linnavolikul eriti palju võimalusi. No Korpolais-Mägi tegi neile suurt muret, sest see oli nii sadama lähedal, et nad kartsid, et kui seal nüüd hakkab tuli levima, siis sealt võib see panna põlema sadamalaod, mis olid seal. Nii et Korpolais-Mäel lausa senat kehtestas ehituskeelu. Nii et kuna linnavolikogu võim peale ei hakanud, siis see asi anti edasi senatile ja paluti neil seda teha. Ja sealt asustus levis siis Vähe-Heikilasse, mis on seal ka lähedal. Siis Raunistula näiteks kuulus Maarja kihelkonda, Nummemägi ja Vähe-Heikila kuulusid Kaarina kihelkonda. Nendes piirkondades selline hea korra ja üldise korra säilitamine tekitas probleeme. Politseinikke neid ju ei piisanud loomulikult ja ka tegelikult turupolitsei volitused ka nendesse naabervaldadesse ei ulatunud. Ja mitmetel eeslinnadel oli ka üsna pöörane kuulsus, eriti Raunistulal millegipärast oli selline hästi nagu kuri kuulsus. Niimoodi, vaatame, siin on mul üks statistika peaaegu et pandud. See on siis Aura ajalehes on kirjutatud, et Kähärinmäel teatakse, et 143 erinevas eluruumis elab umbes 1530 inimest. Teadete kohaselt oli Raunistule ja Ruohompää 306 korteris ligi 5000 inimest. Hongaiste 26 korteris elab 140 inimest, Nummenmäel üle 2000 inimese 200 korteris ning Korpolais-Mäel 350 inimest 40 korteris. Kui te neid numbreid vaatate, siis on näha, missuguses kitsikuses tegelikult need inimesed elasid, kui suured olid need majapidamised. Nii et ühes majas elas 8 kuni koguni 16 inimest ja ühesõnaga olud olid väga kitsad. Ja siis oli veel selline asi 1898. aastal siis jõustus määrus koolipiirkondade kohta, mis tegelikult keelas neil eeslinnade lastel turus koolis käimise ja tähendas, et need eeslinnad pidid ise endale hakkama koole ehitama, mis siis ka muidugi toimus. Siin kõrvalpildi peal on näha Nummenmäest Kuuvoori, kuhu hakati ka 20. sajandi alguses ehitama. Siiamaani on need sellised toredad väikesed puust majad seal alles, sinna võib minna jalutama, neid vaadata. Ja mitu olulist uut hoonet kerkis Turu kesklinna, mis linnapiltiga oluliselt muutsid. Linnaraamatukogu valmis 1903. aastal. Selle ehitas, laskis ehitada ja andis linnale üle kaubandusnõunik Fredrik von Rettig. Hoone meenutab väga Stockholmi rüütelkonna hoonet. Rettigi väimees Vrede selle projekteeris. Siis noore arhitekti Lars Sonki projekteeritud Püha Miikaeli kirik. Seda hakati ehitama alguses uuskooti stiilis. See oli seal päris alguse pildi peal, ma hakka tagasi minema. Arhitekt muutis projekte natuke juugendis suunas, ta oleks tahtnud rohkem seda muuta, nii et see jäi arhitekti kripeldama ja ta ei tahtnud seda kirikut oma edasises elus eriti nähagi. Et tema meelest oli see nii vanamoodne ja selline. Aga ühesõnaga ta jäi selliseks pigem uuskootikaks välispidiselt. Ja linnas kasvas lõbustuste hulk, nii et teatrid, kontserdid, restoranid olid väga populaarsed, aga hakkas tulema koos meelelahutuskino. Ja esimene Turu püsikino, mille nimi oli Maailm on ümberi, avati 17. novembril 1905. See oli seal Prima talos, mis on siis Aura kadu ja Üliopiston kadu nurgal ja selle maja pilt on mul ka siin teksti kõrval näha. Nii et siiamaani on see maja alles ja esimene kino oli siis seal, mis ei olnud küll päris kinoks spetsiaalselt ehitatud.
Alates 1898. aastast hakkasid Venemaa ametnikud suurvürstiriiki endist palju sihipärasemalt Vene riigiga siduma. Nii et Soome autonoomsus hakkas siis kergelt nagu murenema. Nikolai II tegutses Soome suunas peamiselt või Soome suhtes peamiselt nagu kolmes suunas. Esiteks tahtsid Vene ametnikud teha selge vahe üldriikliku ja vaid Soomet puudutava seadusandluse vahele. Teiseks tahtsid nad lõpetada Soome oma armee tegutsemise ja kolmandaks tuli suurendada kindralkuberneri võimu Soomes ning võtta vene keel ametlikult kasutusele kõigis ühiskonnas sfäärides. Nii et siin Soomes oli täpselt sama värk hakkas toimuma, mis ka Eestis ja Lätis. Keisri manifest 1899. aasta veebruaris määraski, et Soome suurvürstiriigis kehtib Venemaa üldine seadusandlus. Nii et see tegelikult tekitas siin päris suure sellise jahmatuse ja pahameele. Kaotusega lõppenud Vene-Jaapani sõda, mis siis toimus 1904-1905, põhjustas Peterburis rahutusi ja kui rahulik meeleavaldus, rahva meeleavaldus talvepalee ees, sõdurid selle pihta tule avasid ja hulk inimesi hukkus, siis keisri autoriteet ja populaarsus sai tugeva hoobi sellest. Nikolai II oli siis tollal keiser. See sündmus on teada ka tuntud tänase päevani verise pühapäeva nime all. Ohvreid loendati lausa tuhandetes, keegi siiamaani ei tea täpselt nende arvu. Ja 1905. aasta sügisel kuulutati kogu riigis välja üldstreik, millega ühinesid ka venestamissurve all elanud soomlased. 1905. aasta sündmused tõid Turus kaasa rahutusi, toimusid streigid, nagu öeldud, ja siin Turus rahvas kogunes Turuplatsile, sellest sai peamine sündmuste tegevuskoht, et pildi peal ka on näha, mismoodi toimub üldstreigi väljakuulutamine linna Turuplatsil ehk Kaupatoril. Kuupäev on 30. oktoober 1905. Ja kogunesid siia kokku nii seisuslased kui ka töölised, selles mõttes venestamise vastu olid kõik ja tervitasid hurraa-hüüetega nii üldstreigi väljakuulutamist kui ka üldise valimisõiguse nõudeid. Üldstreigist jäid kõrvale ainult telegraafijaam ja elektri- ja veevarustus, nii et kõik teised olid siis streikimas. Helsingist saadeti ajakirjanik Yrjö Mäkelin pakkuma turulastele nõnda nimetatud punast programmi, aga tema vilistati välja. See oligi see sama turulaste kõikide seisuste nii-öelda üksmeel. Ja juba 5. novembril tehti siin samas Kaupatoril Turuplatsil teatavaks keisri nõnda nimetatud novembri manifest, millega lubati parlamendi reformi ja üldist valimisõigust ja samuti lõpetati kindralkuberneri diktatuur Soomes. Nii et see kõik suurte rõõmuhõisetega kiideti heaks ja lõpetati ka streik ja kogu üritus lõppes lauludega. Nii et lauldi Maamme ja lauldi Üks kindel linn ja varjupaik, mis on sellised traditsioonilised üldrahvalikud üksmeelelaulud siin Soomes olnud. Ja sellega ma nüüd ajaloo osa lõpetan selleks kevadeks. Võib-olla ei ole üldse kindel, et see edasi ei lähe, võib-olla lähebki ja räägin natukene ka Turu kunstimuuseumist. Valmis 1904. aastal Puolalanmäel hakkas kohe kesklinna pilti valitsema. Arhitektiks oli Gustav Nyström, vendade Ernst ja Magnus Dahlströmi tellimusel. Nemad siis annetasid raha kunstimuuseumi ehitamiseks. See oli ja tollal teine kunstimuuseumiks ehitatud hoone Soomes Ateneumi järel, mis oli siis esimene. Ja seda võib siiamaani pidada riigi teiseks rahvusgaleriiks. Siin on kogudes umbes 7000 teost. Nende
kesksel kohal Soome kuldaeg, turupiirkonna kunst, Soome ja rahvusvaheline sürrealism, Põhjamaade kunst, palju on kunstnike autoportreesid, palju on ka 1960-ndate popkunsti ja siis tänapäeva nüüdiskunsti. Hoonest esialgu asus ka Turu joonistuskool, seda juhatas sajandi alguses üks kuulsamaid kunstnik Viktor Westerholm. Ma vahepeal räägin sellest pildist. Siin pildi peal on tegelikult Turu kunstimuuseum veel täiesti tellingutest, ta on nagu alles ehitamisel. Pilt pärineb aastast 1902 ja siin on näha, kui tühi veel on see poolele. Mingi teisel pool kunstimuuseumi on veel selliseid väikesi puust maju, mida nüüd tänaseks ei ole seal enam ühtegi alles. Aga siis oli seal selline natuke Luostarin kvartali moodi piirkond. Niimoodi. Ja selline näeb see hoone siis välja tänasel päeval. Eile ma selle pildi pildistasin. Praegu on seal ka, mis ta nüüd oli, Sigrid Schaumann või? Maalinäitus kuni 23. maini, jõuate veel, kui kiiresti lähete maalinäitusele. Ja hoone ees, üks moment, nüüd ma lähen tagasi. Siin ma tahtsingi näidata, parempoolne on see sama Viktor Westerholm. Need püstid on valmistanud skulptor Väino Aaldonen, nad on 20-ndatel sinna pandud. Ja vasakpoolne on Robert Wilhelm Ekman, kes oli Turu joonistuskooli üks esimesi õpetajaid ja rektor 19. sajandi keskpaigas. Nii et mõlemad väga olulised tegelased kunstimuuseumi ja kunstikooli seisukohalt. Westerholmil oli ka selline võtmeroll, et tal oli lihtsalt niivõrd palju suhteid, nii et ta sai tal õnnestus saada Turu kunstimuuseumi riigi suuruselt teine kunstikogu. Lähen korraks tagasi siia. See muuseumi hoone ise on selline hämmastavalt selline lossitaoline ehitis, natuke selline salapärane ehitis ka, kui eemalt vaadata ja hästi imposantne. Kuskilt sealt Aurasillalt või Aurasillalt teisel poolt Kaskenmäelt vaadatuna avaneb selline vägev salapärane vaade kunstimuuseumile. Looduskivi on kasutatud fassaadis, nagu näete, ja sümmeetriline fassaad, turugraniit on seal fassaadi peal. 4 efektset pilastrit, need pilastrid pidid sümboliseerima 4 kunstiliiki, mis see siis on maal, skulptuur, arhitektuur ja mis oli see 4., selle peate ise välja mõtlema. Ja ukse kohal, tegelikult on nii kaunistatud, seda peab kohe lähemalt uurima, seda hoonet, kuivõrd palju on seal ornamenti, kõik võimalikke puidunikerdust, metallehistööd, seal on ka väga ilusad ukse käepidemed, lõvikujulised, peate minema ise seda vaatama. Ja kui me sinna sisse läheme, siis on seal selline uhkete paneelidega sisemine trepikoda, kassettlagi, sellest ma ka laest ma pildi ei teinud küll, aga tegin ma pildi klaaslaest. See on nüüd keskne näitusesaal. See ongi selline 19. sajandi hästi populaarne või soositud muuseumi tüüp, kus on siis keskne saal ja selle ümber rühmitavad väiksemad ruumid, natuke sellise aadlipalee moodi. Ja mis siin veel on ka veel sellist puupaneeli ja ornamenti jälle näete ümber sellist kipsornamenti kasutatud ja jällegi kaarduv klaaslagi ja kaunis parkett. Ühesõnaga ime ilus, natukene küll võib-olla ütleme vanamoodne, aga sellegi poolest väga imposantne ja kena kunstigalerii. Soovitan teil kohe sinna minna. Kunstimuuseumi renoveeriti 2000. aasta, ühesõnaga meie sajandi alguses ja paigutati sinna ka klaasist lift ja ühesõnaga tehti ta igat moodi juurde pääsetavaks ka ratastooliga. Ja kui seal
Poolalam pargis on ka mitmed skulptuurid, nii et ka seal ümbruskonnas on täitsa kena jalutada. Nii, aga mina nüüd ütlen teile selleks korraks aitäh kuulamast ja tere tulemast Turusse kohtumiseni.